Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23–29 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin armastajate kaardiga. Armastajate kaardid on valikud. Teil on valida millegi vahel, mingi unistuste asja vahel ja millegi vahel, mis on nagu reaalne ja siin maa peal. Et seal kaardi peal on mees, kellel on nagu unistustes üks naine ja maa peal on tal teine naine. Et see ei pruugi olla selline valik, et te peate oma abikaasa ja armukese vahel valima. See võib olla ka üldse midagi muud, et olete millestki unistanud ja nüüd te peaksite valima, et kas oma unistused täide viia või jääda selle juurde, mis on siin maa peal ja mis on kindel. Ja valida tuleb teil siin veel, sest mõõkade 2 siin 3. kaardina räägib ka valikutest ja räägib sellest, et ei saa edasi liikuda, kui te valikut ei ole teinud. Tema on väga konkreetne. Tehke valik, siis saate edasi liikuda. Teil on sellel nädalal väljas 2 müntide kaarti. Müntide kuningas ja müntide kuninganna. Nemad mõlemad on 2 jalaga maa peal oma rahaasjades. Müntide kuningal on eelarve alati paigas, tema teab, kuhu tema oma raha kuulutab. Müntide kuninganna on väga kokkuhoidlik naisterahvas. Tema ei lähe emotsioonieoste tegema, tema ei lähe poest mitte midagi uut ostma. Et tema vaatab kodus ringi, parandab vana. Et siit ka see nagu sõnum teile sellesse nädalasse, kallid hamburid. Ärge sellel nädalal oma rahadega laristage. Hoidke oma rahakoti rauad kinni. Et valik küll tuleb teha, aga võib-olla, kuna müntide kuningas ja müntide kuninganna on kokkuhoidlikud oma rahaga, nad ei ole kitsid, aga nad nagu teavad, kuhu nad investeerivad, nad emotsioonioste ei tee ja uisapäisa kusagile oma raha ei loobi, siis vaadake ka teie sellel nädalal ette. Ja kui te olete otsustanud oma raha kusagile investeerida, midagi osta või millessegi panustada, siis teil võib-olla tuleb pärast oma seisukohti kaitsta, sest siin on seisukohtade kaitsmise kaart, on sauade 7. Aga see sauade 7 võib ka tähendada seda, et kui teie hoiate oma selle rahakoti rauad kinni ja sinna ei panusta oma raha, ei anna raha välja, ka siis tuleb teil seda võib-olla põhjendada, et miks te seda ei teinud. Siis siin alumises reas on veel üks karikate kaart, see on karikate 5. Karikate 5 räägib sellest, et te kurvastate millegi pärast, mis minevikus on untsu läinud. Üleüldiselt tuleks minevik jätta sinna selja taha ja rahule. Muidugi tuleb mõelda sellele, mis halvasti läks. Tuleb sellest õppida. Tuleb õppida sellest minevikus tehtud vigadest. Aga sinna ei ole mõtet kinni jääda, et minevikus tehtud vigu enam parandada ei saa. Teil on 5 karikast 3 läinud ümber ja te kurvastate nende pärast, aga 2 on veel püsti. Te peaksite võib-olla keskenduma rohkem sellele, mida te saate ära teha, mida te saate parandada, mida te saate muuta. Et need 2 karikat nõuavad siin teie tähelepanu, aga teie mõtlete ainult sellele, mis on sinna minevikku jäänud, mis on läinud untsu, mille pärast teie kurvastate. Ja viimase kaardina on teil siin sauad, mõõkade baas. See on mõõkade baas tuleb uudistega, et tema tuleb heade uudistega. Tema toob tõepäeva valgele. Tema annab teile seda julgust edasi liikuda, et baasid on alati sellised, kes toovad uudiseid. Ja mõõkade baas on oma tõe eest väljas, mõõkade baas on uued algused, mõõkade baas ta toobki sellised nagu värskust teie ellu, ta toob mingeid värskeid uudiseid. Et meil on siin ka selja taga kevadine pööripäev ja uued algused, et võib-olla toob ta teile mingid uudised, pakub teile mingisuguseid uusi alguseid, mingeid võimalusi. Et aga rahaasjades olge sellel nädalal ettevaatlik. Ma ei ütle, et ärge kulutage, ärge tehke otsust tuleb teha. Seda ütleb mõõkade 2, et otsust tuleb teha. Aga kas seda teha, kuhu otsa saada, seda peate teie ikka ise otsustama, kas siis
investeerida või mitte sellesse, millest te olete unistanud. Mis ma siis veel oskan teile selleks nädalaks soovitada? Ärge jääge minevikku kinni, tehke oma otsus ja jääge pärast sellele kindlaks. Et tulgu teil üks toimekas nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.